Oleme täna tulnud siia Estoveri piimatööstusesse. Mitte rääkima nendest maitsvatest toodetest, vaid tulime vaatama, kuidas nende kontoritöötajad liiguvad. Kontoritöötajatele soovitatakse panna veeklaas kaugemale, telefonikõned teha jalutades, lõunapausi ajal vähemalt 5 minutit jalutada. Kuidas teil need asjad käivad? No meil on võimalik lõunapausi ajal või kohvipausi ajal tulla ja siin natukene selga sirutada. Kas tervislik elustiil mõjutab ka töö kvaliteeti? No see vast on pikemaajalisem protsess, aga negatiivselt ta kindlasti mõjuda ei saa ja me ikka loodame, et positiivselt. Kas teil muidu siin ettevõttes tehakse ka töötajate vahel mingeid sportlikke võistluseid? Noh, kas neid just saab sportlikes võistlusteks nimetada, aga me paneme ikkagi kirja, kes siin sirutamas käib ja väike selline meelespidamine sellega ikkagi kaasneb, jah. Me ei ole siin oma selle ruumi planeerimisel nii-öelda võtnud eeskuju mingitest ettevõtetest, aga samas see mõte on jah tulnud võib-olla sellisest moodsamast suhtumisest nagu töökultuuri ja siin ruumis on siis ühendatud selline nii-öelda väikene selline lõõgastumise võimalus ja samamoodi töötajad saavad oma lapsi vajadusel tööle kaasa võtta, siin on laste peale mõeldud ja siis jah, tuli selline väikene kaval mõte, et siia ka selline võib-olla sportlikum riist ülesse panna, millega on siis võimalik oma tööpäeva nagu täiendada. Kuna me ju tegelikult otsime vaheldust pigem istuvale tööviisile, siis see suusaergomeeter, kus keha nii-öelda täies pikkuses ka ülesse poole välja sirutub, tundus nagu selline äge ja samas on ta ka suhteliselt kompaktne nii-öelda ruumi kasutuse mõttes.